Surm liiklusõnnetuse tagajärjel, aga eriti noore inimese surm on see, mis jääb kummitama. Kui palju see kummitab täna Rapla kohtumajas otsust kuulanud 21-aastast Mardo Merilat on raske öelda, sest ta sellest avalikult rääkida pole tahtnud. Õnnetus, mille ta põhjustas, leidis aset aga 2024. aasta 2. augusti õhtul Raplamaal Siketi külas. Merila poolt juhitud sõiduauto Ford kaldus ootamatult teepervele, mida mööda liikusid jalgratastel 2 noort inimest. 14 ja 15-aastased poisid. Just vanemale poisile jäi see rattasõit viimaseks. Ta hukkus. Nooremaga sai õnnetuses raskeid tervisekahjustusi. Juht oli kaine ja liikus lubatud piirkiiruse piires. Üheks süüdistuse osaks sai veel asjaolu, et roolis olles kasutas ta mobiiltelefoni. Kas see sai ka määravaks, on tagantjärele raske öelda. Süüdi tunnistada Mardo Merila karistusseadustiku paragrahv 422 järgi ning mõista karistuseks 3 aastat vangistust. Karistusseadusliku 74 2 alusel jätta mõistetud vangistus osaliselt tingimisi kohaldamata, kohe kuulub vangisele 3 kuud vangistus. Lisaks mõistis kohus Mardo Merilalt välja hukkunud lapse vanematele 7000 eurot ja vennale 9000. Kindlustus on eelnevalt neile kahju hüvitanud suurusjärgus 26 000 eurot. Lisaks tuleb veel tasuda menetluskulusid summas 15 000 eurot. Mootorsõiduki juhtimise õigus peatati tema puhul 9 aastaks. Hukkunud noormehe vanemad on seda kõike väga keeruliselt üle elanud. Oskan öelda nii palju, et alates enda advokaadiga konsultatsioonist ma ütlesin, et ma võitlen ainuüksi selle pärast juba, et meie kohtusüsteemi kohtupraktika siis muutuks rohkem õiglust toetavaks. Ja praegu arvestades just seda Tartu õnnetust, siis ma arvan, et selle ma saavutasin. Mardo Merila kaitsevande advokaat Indrek Sirk näeb selles otsuses meie kohtupraktika muutust selliste kriminaalasjade menetlemises. Meil on kohtupraktika liikluskuritegude osas selgelt muutunud viimase paari aastaga. Tegelikult peab iga autojuht arvestama nüüd sellega, et kui inimene saab liiklusõnnetuses surma, siis väga suure tõenäosusega tuleb tal kanda ka reaalset vangistust. Kaitseveel peale otsuse väljakuulutamist ei osanud öelda, kas plaanitakse see edasi kaevata. Prokurör seda vajadust ei näe, sest otsus oli isegi karmim, kui tema taotles. Kohtusse läks kriminaalasi paragrahvi järgi, mis rääkis liiklusnõuete ettevaatamatust rikkumisest, aga siis kohtumenetluse käigus siis süüdistuse kvalifitseerisin ümber ja läks siis tahtlikuks liiklusnõuete rikkumiseks ja see tahtlikkus seisnes just selles, et siis süüdistatav kasutas juhtimise ajal mobiiltelefoni, mis tõttu siis tema tähelepanu ka hajus ja seetõttu see õnnetus juhtuski. Mõlemad osapooled tõdevad, et oli tegemist emotsionaalse protsessiga.